Üksikkandidaadina Riigikogu valimistel osalemiseks on võimalik esitada kandideerimiseks vajalikud dokumendid riigi valimisteenistusele nii digiallkirjastatuna paberil kui ka digitaalselt valimiste infosüsteemi VIS kaudu. VIS asub aadressil vis.valimised.ee, kuid selles videos esitatakse dokumendid VIS-i testkeskkonnas, kus soovijatel on võimalik dokumentide esitamist läbi proovida kuni 29. novembrini. VIS-i kasutamiseks soovitame Chrome'i või Mozilla Firefoxi brauserit. Kõigepealt tuleb VIS-i sisse logida kas ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Sisse logides on teile töölaual näha valimissündmus Riigikogu valimised 2023 ning sinna sisenedes tuleb endale valida kandidaadi roll. Edasi avaneb kandideerimisavalduse vorm, kus teie sisselogimise andmete põhjal on osavälju näiteks nimi, elukoht ja erakondlik kuuluvus juba täidetud. Avaldusel tuleb täita kõik kohustuslikud väljad. Allkirjastamise nuppu saab vajutada alles siis, kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud, kuid avaldus on võimalik esialgu ka ainult salvestada. Kui pärast allkirjastamist selgub, et avaldust on vaja parandada, tuleb paremalt ülaservast nupu tegevused alt valida see valik. Kuid pärast paranduse tegemist tuleb avaldus uuesti üle allkirjastada. Andmeid nagu töökoht, haridustase ning kontaktandmed saab parandada kogu valimisperioodi jooksul ilma, et avaldust uuesti allkirjastada oleks vaja. Samast tegevuste nupu juurest on võimalik oma avaldust ka printida või siis kustutada. Ning lingi ajalugu all on allalaetav avalduse allkirjastatud versioon. Lisaks avaldusele tuleb esitada veel teisi dokumente. Kui avaldus on täidetud, avaneb teile üksikkandidaadi töölaud, kust on näha, et kandideerimisdokumendid on veel staatuses esitamata. Seejärel tuleb allkirjastada ka avaldus kandidaadi registreerimiseks. Kautsjoni blokis otse makset teha ei saa, kuid siia tuleb üles laadida maksmist tõendavad dokumendid. Need dokumendid kinnitatakse riigi valimisteenistuse poolt alles siis, kui olete kandideerimisdokumentide paki esitanud, nii et esialgu jääb ta sellisesse kinnitamata staatusesse. Kui kõik andmed on üle vaadatud ja korras, tuleb kandideerimisdokumentide pakk esitada riigi valimisteenistusele, andes selleks samuti oma allkirja. Dokumendi paki saate soovi korral VIS-ist ka alla laadida, minnes selleks siin lingile ajalugu. Dokumentide esitamise tähtajaks on 19. jaanuar. Dokumentide järgnevad staatused, mis siin ilmuvad, on vastu võetud, üle antud ning pärast Vabariigi Valimiskomisjoni vastavat otsust lõpuks registreeritud. Kui selgub, et olete dokumentide sisestamisel teinud mõne vea, siis on teil võimalik enne kandidatuuri registreerimisdokumendid veel tagasi võtta, minnes oma töölaualt nupule võta tagasi. Dokumendid võib teile tagastada ka riigi valimisteenistus vigade parandamiseks või juhul, kui puudub kandideerimisõigus. Mõlemal juhul on dokumentide staatuseks siin tagastatud. Kui liisuheitmine on ära toimunud, saavad kandidaadid registreerimisnumbrid ning kandidaadid ilmuvad ka valimiste veebilehele. Üksikkandidaat saab ka VIS-is teate oma registreerimisnumbri kohta ning seda saab lugeda siit teadete alt. Testimisest veel VIS-i demoversioonis. Demoversioon asub aadressil vis-demo.ria.ee ning seal on võimalik testida kuni 29. novembrini. Et saaksite testimisel kindlasti osaleda, siis palume saata oma isikukood aadressil info@valimised.ee. Küsimuste või probleemide korral palume samuti saata samal aadressil kiri või helistada telefonile 631 6594. Head kandideerimist!